Leil Hassakrulli raamatust Hundike ja karuke. Hundike ja karuke kõndisid metsas ja mõtlesid. Ei tea, kuhu võiks täna minna. Ei tea, mida võiks täna teha. Mul on jahe, ütles Hundike. Äkki võiks minna päikese kätte. Lähme pealegi, oli karuke nõus. Aga päikest ei paistnud kusagil. Taevas oli sombune ja pilves. Korraga kuulsid nad tuttavat häält. Johoo, hoo, johoo. Hundike ja karuke peitsid ennast ära. Tuli Kolebüks, ta liikus aeglaselt, tema selg oli üleni tigudega kaetud. Teod ronisid Kolebüksi nina peal, kõrvades ja kaenla all. Nad sirutasid igale poole oma pikki silmi, aga Hundikest ja karukest nad ei märganud, sest Hundike ja karuke olid roosipõõsa sees. Kolebüks ei peatunud, ta sammus aeglaselt edasi nagu tigu ja kadus puude vahele. Hundike ja karuke hiilisid talle järele. Kolebüks läks läbi mustikametsa ja maasikametsa, läbi kaasiku ja kuusiku, männiku ja haaviku. Tee peal korjas ta kuivi puid, puurante ja oksaraage, kui neid sai terve sületäis. Eemalt paistis üks mägi. Mäe sees oli koobas, koopa suus oli uks. Kolebüks läks koopasse, varsti hakkas mäenõlva sees suitsu välja ajama, sest seal oli väike auk. Uks läks pookile ja teod roomasid sealt ükshaaval välja. Teod liikusid väikese kasesalu poole, selle taga läikis vesi. Seal oli tiik. Mõned teod jäid siiski nõlvale ega viitsinud kaugemale roomata. Üks tigu tuli otse sinnapoole, kus Hundike ja karuke olid puu taga veidus. Kuule, hõikas Hundike talle tasakesi. Kuhu sa lähed? Kõdunenud lehtedesse, vastas tigu. Kolebüks teeb sauna, aga mulle palavus ei meeldi. Sauna, küsis Hundike. Mis see on? Eks minge vaadake ise, vastas tigu. Ükskord tuleb ta saunast välja ja läheb tiiki oma nahka jahutama. Siis lipsake kähku sauna uksest sisse. Mõmm, ütles karuke. Mina kardan. Saunas on kindlasti liiga palav. Ja Kolebüks teeb mis suppi ja pirukat. Ei, ütles Hundike. Ootame kõigepealt, et Kolebüks vette läheks. Siis käime salaja saunas. Nad ootasid. Oodata tuli väga kaua. Vahepeal käis Kolebüks koopa ees istumas. Ta ümises mingit laulu, millel sõnu ei olnudki. Mõned teod ronisud uuesti Kolebüksi selga, aga kui ta koopasse läks, tulid nad varsti koopa suust välja. Lõpuks hakkas august mäenõlva peal pahvama heledat valget auru. Aur tuli välja ja kerkis üles, nagu oleksid maa sees tulnud pilved. Korraga läks uks lahti ja Kolebüks jooksis välja. Üleni higitilku täis nagu pärleid. Päike oli vahepeal välja tulnud. Kolebüks helkis ja sätendas päikese käes nagu nutitelefon ja sööstis kaskede vahelt otse tiiki. Lähme nüüd, ruttu, ütles Hundike. Nad lipsasid tasakesi sauna uksest sisse, et see ei kolksuks. Ukse taga oli pime, seal paistis veel teine uks. Mina kardan, ütles karuke. Lähme parem emme juurde ja räägime talle sellest. Aga Hundike tõmbas ukse lahti. Karuke ei tahtnud pimedasse jääda ja läks talle järele. Saunas oli hämar valgus. Ukse juures oli hunnik kuumi kive. Tagapool oli lava. Hundike ja karuke istusid lavale. Siin on päris soe, ütles nüüd karuke. See on mõnus. Nad istusid natuke aega, siis ütles Hundike. Vaata, selles ämbris on kuum vesi. Sellega tegigi Kolebüks auru. Hundike võttis kulviga kapast vett ja viskas kivide peale. Sealt tõusis pahmakas auru ja kerkis laja poole. Saun sai üleni auru täis. Äkki tõmbus aur kokku, tihenes, käändus ja väändus nagu kõis. Sellest sai valge vanamees, kes seisis Hundikese ja karukese ees. Vaatas neile otsa ja ütles tere. Tere, vastas Hundike. Kes sa oled? Mina olen vana Leil, ütles valge vanamees. Miks sa siia tulid? Küsis Hundike. Aga sellepärast, ütles vana Leil, et teie tulite sauna ilma sõnagi lausumata. Mida me siis peaksime ütlema? Küsis Hundike. Te peate ütlema tere, saunakene, tere sauna Leilikene, vastas vanamees. Kui te siis Leili viskate, vastan mina šauh, šamuh, šauh, šamuh.
mida see tähendab, küsis hundike. See tähendab tere. Tere, tere, kõik see pere, vastas vanamees. Korraga läks leiliruumi uks lahti, ukse peal seisis kolepüks. Ta nägi laval hundikest ja karukest ja hüüdis. Ahaa, ma saan teid kätte. Hundike võttis maast kapa ja viskas kivide peale suure sahmaka kuuma vett. Äkki oli terve saun auru täis. See oli tihe ja paks nagu udu. Mitte midagi polnud näha. Hundike ja karuke jooksid kolepüksi jalgade vahelt läbi ja tormasid saunast välja. Nad jooksid läbi metsa, kuni jõudsid karumõmmi emme juurde. Mõmm, ütles emme. Kas te käisite täna seal, kus ei tohi käia? Ei, vastas karuke. Me käisime saunas. Seal oli soe ja mõnus. Kui kolepüks sauna tuli, jooksime kohe koju. Või nii, ütles emme. Olge teinekord saunaga ettevaatlikud, et te oma karva kerisel ära ei kõrveta. Aga nüüd on meil tõesti aeg magama minna ja karumõmm läks magama. Hundike läks hundimetsa nagu ikka. Hüüdi sissi. Küll sa alles õhetad ja karv on nii kohe veel. Kas te käisite saunas? Jah, vastas hundike. Kolepüks läks koos tihudega sauna kütma, teod tulid välja, aga kolepüks ajas oma naha kuumaks ja jooksis tiiki. Hundike jutustas, kuidas ta sauna kerisele vett viskas ja auru seest ilmus vana leib. Ütles emme. Saun on tore tondipesa. Hundikarv peab olema must ja ilus. Siis poed võsast alati ilma kriimuta läbi. Aga nüüd on meil ikkagi aeg jahile minna ja nad läksid jahile.